Seltskond entusiaste soovib rajada Eestisse tuumajaama. Maailmas on tuumaenergia tähtsus aga selges langustrendis. Ja Eestis ei ole ligilähedaseltki piisavalt sellekohast teadmist ega nõudlust. Siia aatomijaama ehitamine oleks justkui ebaloogiline. Aga ongi. Kuidas oma äriideed müüakse? Eestisse väikeste tuumareaktorite maale toomiseks loodi 2019. aastal OÜ Fermi Energia. Firma mitmeid asutajaid sidus tuumaunelmaga juba palju varem. Mõtte promomiseks lõi hiljuti manale teele läinud akadeemik Anto Raukas 2008. aastal MTÜ Eesti tuumajaama. Trummi taoti kõvasti, aga riik ei võtnud vedu ja 2011. aasta Fukushima tuumakatastroof lükkas MTÜ plaanid aastateks kalevi alla. Omal ajal MTÜ tegevjuhiks pandud Kalev Kallemets hoidis tuumahuvilisi siiski koos. Sandor Liive oli varem nimetanud Eesti tuumajaama perspektiivituks, muuhulgas rahva vastuseisu tõttu. Isegi need tuulikud on täna odavamad juba kui uus tuumajaam. Kujutage ette, et me hakkame Eestis tegema mingisugust investeeringut, riik annab garantii, mis on 3 korda kõrgem kui turuhind. No unustame ära, seda ei tule. Aastaks 2018 oli Kallemetsal valmis plaan, kuidas tuumajaam Eesti otsustajatele ja avalikkusele kavalalt maha müüa. Skeem oli iseenesest lihtne. Kaaperdada oma ärihuvide edendamiseks esiteks üha kasvavat ja õigustatud muret süvenevate kliimamuutuste suhtes ja teiseks kuritarvitada eestlaste tehnoloogialembust. Alustati mastaapset infooperatsiooni mõlemal rindel. Seni oli Eestis tooni andnud üksikud ülimalt häälekad kliimaskeptikud, sealhulgas akadeemik Anto Raukas ise. Fermi Energia propaganda hakkaski presenteerima tuumaenergiat kui lahendust pakilisele kliimaprobleemile. Järsku kliimamurest rääkima hakanud Kallemets on aga puhas oportunist, kes varem avalikult nimetanud kliimamuutustega võitlejaid kliimahüsteerikuteks ja pidanud kliimamuutusi olematuks probleemiks. Taustaks tasub meenutada ka Fermi juhtide Sandor Liive ja Kalev Kallemetsa varasemat karjääri süsinikuintensiivses põlevkivisektoris. Erinevalt suurtöösturitest on keskkonnakaitsjad ning maailma tippteadlased ühel nõul, et tuumaenergeetika on kliimakriisi lahendamiseks alternatiive kaaludes liiga aeglane, kallis ja riskantne. Eestlaste tehnoloogialembus on üldtuntud. Sissejuhatuseks hakati levitama otsest valet, nagu sooviks Fermi Eestisse importida maailmas seni nägematut, täiesti turvalist 4. põlvkonna tuumatehnoloogiat. Toetus tuumaenergiale hakkas avaliku arvamuse küsitlustes vaikselt kasvama ja tänaseni on laialt levinud arusaam, nagu hakkaks Eestisse kohe kerkima uue generatsiooni sula-soolajaam. See oli hoolikalt kalkuleeritud valeinfo, millest Fermi Energia ise on eemaldunud. Kui aasta alguses oli meie primaarne huvi oli sulasoolreaktorid, siis me oleme natukene ikkagi 12 kuu jooksul õppinud ka, et need sulasoolreaktorid paraku tuleb tunnistada, et nende, kuidas öelda, on keerulised kui veereaktorid. Kuna Fermi Energia tuumikut hirmutas tselluloositehase projekti läbikukkumine, hakati varakult looma muljet, nagu oleks tuumajaama rajamine oluline riiklik prioriteet, mida Fermi Energia omakasupüüdmatult lahendada aitab. Et panna inimesi uskuma hirmujutte Kallemetsa taskureti arvutuste kohaselt peagi Eestis valitsevast energiadefitsiidist, tegeletakse süstemaatiliselt energeetikavaldkonna ekspertide diskrediteerimisega, kui nende objektiivsed analüüsid ei ühti Fermi omadega. Uskumatud tuumaunistused on jõudnud ka riiklikesse dokumentidesse. 2019. aastal Riigikantselei tellimusel koostatud kliimaneutraalsuse raporti üks stsenaarium nägi võimalusena, et Eestis töötab aastal 2030 tuumajaam. Ainuüksi selline tähtaeg oleks absoluutselt ebarealistlik, aga tegu oli Fermi suure võiduga. Veel suurem võit nopiti samal kuul, kui Fermi aktiivse lobi tulemusena kirjutati tuumaenergia ühe teoreetilise võimalusena sisse riikliku energia- ja kliimakava 2030 eelnõusse. Samal ajal suudeti tuumaenergia lisada ka ettevalmistamisel olnud riikliku strateegia Eesti 2035 majanduse ja kliima peatüki mustandisse, kus see keskkonnakaitsjate protesti järel siiski kustutati. Pärast tuumaenergia kui ühe mõeldava lahenduse surumist esimestesse riiklikesse kavadesse lükkas Fermi Energia käima järgmised tegevused, mis peaks loetud aastatega viima nende äriplaani huvides tuumajaama eriplaneeringu ning ehitusloani.
2020 aasta nõustus valitsus tuumaenergia komisjoni loomisega ning töörühm koosneb erialase taustata ametnikest, keda Fermil on lihtne valeinfoga manipuleerida. Juba loomise hetkel suutis komisjoni esimees taas rääkida avalikult 4. põlvkonna moodulreaktorist. Ühe võimalusena tuleks riigil kaaluda ka uue põlvkonna tuumaenergeetika kasutuselevõttu. Töörühma tulemuseks saab olema nii-öelda teadlik otsus, kas minna tuumateemadega Eestis edasi või mitte. Fermi teeb kõik, mis investorite raha eest võimalik, et see otsus oleks kindlasti soodne. Fermi Energia on koguni paberile pannud nägemuse sellest, kuidas tuumaenergia kasutamise seaduslik raamistik välja võiks näha. Poliitikute ja ametnike kõrval on Fermi Energia infooperatsiooni keskmes Eesti avalikkus. Pole juhus, et üks esimesi Fermi Energia palgalisi töötajaid oli mitte insener, vaid suhtekorraldaja. Pole juhus, et Vattenfalli antud €1 miljoni plaanitud kasutusvaldkonnad on teavitus, koolitusprogrammid ja ekskursioonid tuumajaamadesse. Tuumausu levitamiseks korraldatakse aktiivselt kohtumisi erakondade ja ametnikega. Sponsoreeritakse tuumaõpet kõrgkoolides ning teemast käiakse rääkimas isegi keskkoolides ja lastelaagrites. Suvekool on mõeldud just sulle, kui sind huvitab tuumaenergia tulevik, tahad teada, kuidas toimib tuumajaam ning soovid tuttavaks saada väga põnevate ja huvitavate inimestega. Fermi Energia on korraldanud ka ühepäevaseid tuumaenergia konverentse, kus on esinenud paljud tuumalobistid ja Fermi osanikud piiri tagant. Osav ja alatu trikk on näidata ennast objektiivse ja sõltumatu tuumaenergiat puudutava infoallikana. Nii andis Fermi 2021 aasta kevadel välja raamatu Tuumaenergia, kus ülistatakse tuumaenergia hüvesid ja vaikitakse maha kaasnevaid probleeme. Mais 2021 osteti portaali Rohegeenius eraldi kanal, mida kuvatakse kui sõltumatut ajakirjanduslikku materjali, mitte ostetud sisuturundust. Püsti on pandud terve võrgustik, kes Fermi ideele kiidulaulu laulavad. Seotud inimesed ise ei suuda enam tuua mitte ühtegi argumenti tuumaenergia vaieldamatute riskide kohta. Mis on kõige levinumad, ütleme sellised tuumaenergia vastased argumendid? Kõige lihtsam on ju, põhjus on see, et mida me oleme nagu praktilises elus näinud ka. Inimesi on lihtne hulluks saada. Keskkonnakahju, kuidas seda mõõta? Olemata ekspert keskkonnakahju mõõtmises. Kindlasti on see on majanduskahju, inimesed ei saa teatud piirkondades olla, et kuidas seda üldse numbrisse panna, võib-olla keeruline. Ma ei oska selle küsimuse alustada nii hästi vastata, et kuidas mõõta. Aga nad on kindlasti olemas selles mõttes. Taolises infosõjas on parim strateegia olla allikakriitiline, tutvuda nii poolt kui vastuargumentidega ning rakendada ka kainet mõistust. Eesti ei saa lubada endale otsuseid, mis seovad ühiskonna äärmiselt pikaks ajaks tohutult kallite ja problemaatiliste tehnoloogiliste unistuste külge, mis teenivad vaid väikese kildkonna ärihuve ega pruugi suure tõenäosusega isegi realiseeruda. Kui keegi ütleb, et meil on vaja väikest tuumajaama, küsige üle, kes on see meie ja millist olematut tehnoloogiat nad silmas peavad.